Kas see näeb niimoodi välja, et te võtsite võtmeinimesed kokku, rääkisite läbi, et nüüd kui on see variant, teine variant, nad teavad ja mõistavad, mis on tagajärjed. Tootmisinimesed koondavad teatud hulk inimesi, müügiturundusinimesed vähendavad oma hulka ja niimoodi. Ei, see päris nii ei ole. Mis see tähendab reaalselt? Tegelikult on see, käib see niimoodi, et loomulikult seda protsessi me alustasime juba augustikuust. Kuna oli teada juba, me nägime, esimene poolaasta oli väga hea. 28-30% oli kasvu võrreldes eelmise aastaga. Ja siis järsku tekkis selline nõksak alla. Ja siis oli kohe näha, et nüüd on kaks võimalust, et kas see on juhuslik või on see pidev. Ja siis me alustasime seda protsessi ühesõnaga, et ikka koha peal saada infot, me küsisime, me tegeleme Baltikumi turuga. Et Läti-Leedu panid omad numbrid ka paika ja nii edasi ja siis tegime see mingisuguse niisuguse ajurünnaku ehk istusime maas ja arutasime läbi, et mis võib juhtuda nii või teist või kolmandal ajal. Ja siis loomulikult me kõigepealt ju teeme selle järgi müüginumbrid, mis võiks olla reaalne turul ja siis seejärel tuleb tootmise numbrid, mis tootmine peaks tegema. Ja kuna meie õnn oli see, et me töötasime siia maale 7 päeva nädalas ja ööpäev ringi, et 3 vahetuses. Silloin oli meil isegi mõnes liini peal nagu 5 vahetust, et saavad puhata inimesed ja nii edasi. Siis nüüd oli meil lihtne need pühapäevad jätta ära. Ja sellega automaatselt kuskil 28% nagu see tootmisvõimsusest jäi vabaks. Ja see otsus on tehtud. Tõeliselt nutikas näide ju. Et see ei tähenda ainult valusa kapitalismi, vaid see tähendab ikkagi niisugust veidi pehmemat lahendada. Ei, loomulikult, ja varianti ei olegi. Ja siis... No ikka võid ju ka ära saata julmalt. No võib ju, muidugi võib, aga seda, see on viimane häda, mida me siis teeme, et kui me inimesi peaks ära saatma, aga meie ise usume sellesse, et Soomes, kui selline asi juhtus 90. aasta alguses, 80. aasta lõpus, ma olin ise seal Soomes sellel ajal tööl ja ma nägin seda situatsiooni, kui pandi ühe suvega üle 40 tehase kinni. Et see on väga stressiv ja see väga võimas ja niisugune löök nagu allapoole ja siis tekkis kohutavad töötud armeed ja nad rabelesid sellest välja 4-5 aastat sellest situatsioonist. Ja enne seda, kui neil oli seal Soomes probleem oli 60. aastatel, tuli see täiesti see mõõn, siis ju neil üle paarisaja 000 inimesel läks Rootsi tööle üldse, sest ei olnud Soomes tööd. Ja nemad olid, sellepärast nähtis asja liiga mustana ja mindigi täiesti nagu alla sinna, et ühesõnaga arvati, et tuleb jälle samasugune jama ja oldi väga ettevaatlik igasuguste investeeringutega, sellepärast läks nii pikalt. Mina usun, et Eesti tingimustes see asi ei saa nii pikalt kesta, me oleme väiksemad ja meie see hooratas ei ole nii raske peatada ja uuesti käima ajada, et ma arvan, et meil see laine käib lühema aja jooksul läbi. Aga minu nägemus on küll praegu, kas see on nüüd õpetlik või mitte, aga igatahes niimoodi, et aasta kuni 2 võib meil siin olla küll probleeme selle sektoriga, mis puudutab kinnisvara arengut ja elamuehitust. Aga tulla nüüd, ütleme, te teete strateegiat ja kujutage ette, ma ei küsi, aga kujutage ette, siin on strateegia dokument, kus on mõned olulised teemad kirjas. Ja mis on teie roll nende teemade tekitamisel? Mis on teiste? Kuidas te rolle jaotate strateegia väljatöötamisel? Tähendab, muidugi mina vaatan nagu suuremat pilti, ütleme niimoodi. Mul on tegelikult olemas ju selge nägemus, mida tahaks omanik ehk kontsern näha siin Baltikumis. Ja ütleme, suures raamis on nende suund selline pandud paika, et meie missioon on ikka siin see, et pakkuda inimestele paremat elamist tulevikuks, paremaid ehitusi, efektiivsemaid ehituslahendusi ja nii edasi. Et see on nagu see, mida me tahaks teha. Niisuguse visioonina nähakse, et ikkagi oleks siin juhtiv ettevõte. Mahtudelt. Ja juhtiv, niisugune innovaatiline juhtiv ettevõte, kes võiks siia siis seda uut tehnoloogiat tuua ja siis sellest nagu koha peale kohalikule ehitussektorile, kohalikule majandusele anda midagi ja samal ajal ka saada ise, siis nagu omanik ikka tahab tulu saada. Kasutada seda tõusvat majandust ja nii edasi. Ja kui selline suund on antud, et sa pead olema juhtiv, siis sa juba hakkad mõtlema selle peale, et mis selleks on vaja teha. Ja siis sa käid läbi neid asju ja siis ma suures mastaabis niimoodi siin ikkagi meil on juhigrupp ka olemas, kellega siis neid asju me arutame ja vaidleme ja me jõuame mingisugusele kontseptsioonile. Loomulikult on see igapäevane töö jälgida, mis toimub siin majanduses, kuulata targemaid ja lugeda ja jälgida süsteemi ja olla muidugi selles mõttes ka kriitiline, et kõik see, mis kirjutatakse, ei ole tõsi. Ja niimoodi vaadates olukorda ja mul on olnud muidugi see õnn,
et see Eesti, Läti ja Leedu, nad on siiski erinevad. Isegi ajalises tsüklis nad on erinevad, et kui midagi juhtub Eestis, siis see ei juhtu kohe Lätis või kui midagi juhtub Lätis, juhtub kohe Eestis. Nüüd on küll asi niimoodi, et selle elamuehituse või kinnisvaraarenduse peatumine toimub nüüd peaaegu ühel ajal kõikides nendes Balti riikides. Eestis algas ta, ütleme, 6 aega varem kui Lätis, kuid Läti on mürinal nüüd sellel järel, on peatunud ka see suures osas ja Leedul juba ka on tunda esimesed märgid sellest, et seda ei arendata. Ehk elamuehitus nagu sektor siirdub nüüd siis nagu mingisuguste kontorite, office'ite ehituse poole peale Leedus. Ja kui ma olen saanud selle kogemuse siit kätte, ma olen saanud seda Läti ja Leetu rakendada või vastupidi. Et selles mõttes on olnud.